värvilaul. Põhimõte on siis selles, et igale löögile mängite akordihelisid, mis on akordimärgina siis seal kirjas. Näide on ka noodis olemas. Ja loo teine pool oli siis täpselt vastupidine, et mängite igale teisele kaheksandikule. Mõned nüansid veel, et kui on kolmkõlad, siis proovige lihtsalt mängida kolmkõlahelisid. Kui on septakordid, siis proovige, et teil seal meloodia, et muud helid, mida te võtate sinna meloodia ja bassi vahele, on siis akordi terts ja septim. Kui juhuslikult terts ja septim ei ole meloodias, mõnikord on ka niimoodi. Ehk siis tegelikult esimese rea lõpp on siis niimoodi. Siin on ka tegelikult terts ja septim, C-moll 7. F-moll 7. Siin on terts on siin, eks, septim on siin ja siis kolmasel on kvint. S7. Meloodias on 6 aste ja siis see vahepeal võtan tertsi ja septimi. G-moll 7, meloodias on G ja bassis, siis ma võiksin mängida seda niimoodi. Suurema kae puhul võib ka niimoodi mängida. Ja noh, nii ei kõla võib-olla hästi. Ja kolmehäälselt on ka võimalik.